tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Täna siis on algamas järjekordne Kredit 24 meistrite liiga kohtumine siin Tartus ja kohtuvad siis tabeli 13. TTÜ ja liidermeeskond Bigbank Tartu, kellel siis 20 võitu on järjest, et vaatame, kas tuleb ka täna 21. Aga mängu juhivad esimene kohtunik Olavi Jõesaar ja teine kohtunik Kristjan Vanaveski. Aga TTÜ koosseis siis Aleksander Eermaa, Oskar Leemets, Dmitri Korotkov, Joonas Popman, Ragnar Kalde, Tamur Viidalepp ja libero Karl Stamm. Ja Tartu meeskond Tom Svanaks, Kevin Soo, Mart Naaber, Stefan Kaibald, Robert Viiber, Bradley Robert Kanter ja libero Rait Rikberg, nii et suuri üllatusi Tartu meeskonna ega TTÜ meeskonna algkoosseisudes ei ole. Ja põhiturniir hakkab siis lõppema ja viimased nädalavahetused on jäänud ja kõigil on kindlasti tabelisse punkte vaja. Ja 8. koha piirimail siis hetkel on seal Jelgava, Osolneki ja Järvamaa, kes siis tahavad tulla kindlasti 8 hulka, sest 8 esimest paremat saavad siis Kredit 24 meistrite liiga play-offi ehk veerandfinaalidesse ja sealt omakorda 4 paremat siis saavad juba Final Fouri, mis peaks siis toimuma märtsi keskel suure tõenäosusega Võrus. Ja kohe peaks see mäng ka algama. Väike segadus siin pallidega ja pukikohtunik Olavi Jõesaar annab siis lubava vile pallinguks Tartu meeskonnale ja Stefan Kaibald. Tuleb planeeriv palling, TTÜ-l on hästi käes, Eerma tõstab. Ja Oskar Leemets 2. plokist auti. Ja TTÜ meeskond siis asub seda kohtumist juhtima 1-0 esimeses geimis. Ja pallina läheb siis number 6 TTÜ meeskonna sidemängija Aleksander Eermaa. Vaanaks võtab vastu, Viiber tõstab, Mart Naaber ei saa keskelt palli maha, nüüd Eermaa tõstab. Oli seal TTÜ meeskond keskel blokiga hädas, nüüd on kontrapall Tartu meeskonnal. Viiber tõstab, Mart Naaber jällegi ei saa ühese bloki vastu seda palli maha, Eermaa tõstab nüüd 4 tsooni, aga sealt siis Tamur Viidalepp ja auti. Ja pärast pikka pallivahetus siis punkt Tartu meeskonnale. Oli siis suurepärane võimalus TTÜ-l 2-0 ette minna, aga Viidalepa rünnak auti ja seis on 1-1 ja Mart Naaber pallimas. Stamm võtab vastu, Eermaa ühe käega, Kalde anitab, see maha ei jäänud, nüüd on siis jällegi kontrapall TTÜ-l. Tagant liinist Dmitri Korotkov, Tartu meeskond viimastes situatsioonides ainult päästab ja TTÜ meeskond ründab, vaatame millega see vahekord lõpeb. Ja Oskar Leemets praktiliselt 3 lööb vasaku käega ja 2-1 TTÜ-le. Vaatame veel korda, sest väga ilus rindelöök Oskar Leemetsalt ja suisa sinna 3 tsooni keerab 2 ploki kõrvalt. Ja TTÜ meeskond siis väikest initsiatiivi hoidmas siin esimeses geimis. Viiber anitab, see jää maha, Eermaa tõstab. Korotkov tõksab, selline pall muidugi nii lihtsalt maha ei jää ja Bradley Kanter pikki piiri seisuks 2-2. Tartu meeskonna diagonaalründaja Bradley jällegi see pall punktiks ja seis on siis 4-4. Nii et Oskar Leemets praktiliselt siin 3-st 3 ära löönud ja taas on siis seis 4-4.
ja Leemets ise pallimas. Aga astub siis joone peale, näitavad kohtunikud ja Oskar Leemetsalt siis selline viga. Ja seis on siis 5-4 Tartule. Ja pallimas siis Kevin Soo. Planeeriv palling. Outi näitavad kohtunikud ja seis on siis 5-5. Peale Kevin Soo pallingu viga. Ja pallima läheb siis Dmitri Korotkov. Number 5, kellelt on oodata siis hüppelt pallingut ja kui tal see välja tuleb, siis on see väga ohtlik. Aga outi. Nii et TTÜ meeskonda siis servi vead kimbutamas viimastes situatsioonides ja seis on siis 6-5 Tartu meeskonnal. Ja pallimas siis Tartu meeskond ja Bradley Kanter. Nii TTÜ üle hästi käes, Eerma tõstab. Popmani ründelöök ja maha Rikberg nüüd Bradley Kanterile, aga võrku Bradley Kanter ja seis on siis 6-6. Ilus tõste oli Bradley Kanterile, aga keeras liiga palju seda palli ja keset võrku. Ja pallimas siis Joonas Popman. Rikbergilt hea vastuvõtt, Viiber tõstab veel kord Kanterile. Jällegi läbi võrgu läks see Kanteri ründelöök. Leemets ja Oskar Leemets punktiks. Seisuks 7-6. Nii et hetkel on siis TTÜ diagonaal, Tartu diagonaali üle mänginud ja TTÜ juhtimas 7-6. Nii, Vanaks võtab vastu, Viiber tõstab. Kaivald esimest korda saab rünnata ja kohe ka edukalt, sest kaitses ei suuda TTÜ seda maha võtta korralikult ja seis on siis 7-7. Ja pallimas Stefan Kaivald, mees, kes siis viimase punkti tõi ja seis on 7-7, 1 punkt minna tehnilise time-outini. TTÜ meeskond vastuvõtuga raskustest ja Tartu meeskonna punkt 8-7 ja tehniline time-out. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja peale tehnilist time-outi mäng jätkumas, Tartu meeskond siis 8-7 juhtimas ja Stefan Kaibalt pallimas. TTÜ-l jällegi serv hästi käest, tõsta natuke kõrge, aga Viidalepp lööb selle siia ühe tsooni ja ei suutnud siis Kaibald ja Rikberg seda palli ära jagada ja punkt TTÜ-le 8-8. Et küllaltki põnev on see mängu algus olnud punkt-punkti mäng ja TTÜ meeskond on siis tabeliliidrile väga head vastupanu osutanud, 8-8 ja pallimas siis Aleksander Eerma. Rikberg võtab vastu, Viiber tõstab, Kanter ja piki piiri punktiks Bradley Kanter. Ja seis on siis 9-8, Tartu meeskond on juhtimas.
ja pallimas Mart Naaber. planeeriv palling, TTÜ-l on serv väga hästi käes. Leemets nüüd anitab kõrge kaarega, see maha ei jäänud, nüüd siis Tom Zvanaks ja Stammi kaitsest läheb see pall lakke. nii et viimastes olukordades on Tartu meeskond siis rünnakul olnud päris resultatiivne ja tasuks siis ka 2-punktiline edu hetkel 10-8. ja Mart Naaber, planeeriv palling. TTÜ nüüd raskustes natuke vastuvõtuga, Leemets aga plokist out'i, et ei saa kuidagi Tartu meeskond Leemetsaga hakkama praegu ja seis on 10-9. ja pallimas siis Tamur Viidalep number 20. Rikberg veidike kaugeks jäi see vastuvõtt, aga väga ilus tõste siis Viiberilt Vaanaksile, aga seal on ees siis Oskar Leemets ja Ragnar Kalde. ja jällegi 10-10 viiginumbrit tablool. ja endiselt on pallimas siis Tamur Viidalep. Kaibalt nüüd vastuvõtuga raskustes. Kanterilt selline hädahani, aga nüüd TTÜ-l see hästi käes ja vaatame, kas TTÜ suudab ka juhtima minna, aga ei, Viiber tõstab. ja Stefan Kaibalt tagantliinist. seisuks 11-10. ja oli siis TTÜ-l suurepärane võimalus seda geimi juhtima minna, aga ikkagi siis sai Tartu meeskond selle punkti ja seis on 11-10 ja pallimas Robert Viiber. Tugev hüppelt palling, Eerma tõstab keskele, Kalde ei saanud seal palli maha. Bradley Kanter punktiks, sest Karl Stamm ei ulatunud enam kaitses ja Tartu diagonaalründaja tõi siis järjekordse punkti. Seisuks 12-10. ja pallimas siis Robert Viiber. jällegi tugev palling, TTÜ-l enam-vähem käes. Leemetsale seekord ei saanud Leemets seda rünnakut maha. Tom Zvanaks kahese plokiga raskustes. Uuesti Rikberg tõstmas Vanaksile ja seekord siis diagonaali Vanaks punktiks. Seisuks 13-10. ja time out siis TTÜ meeskonnale. ja 13-10 peale TTÜ meeskonna väikest time-out'i ja pallimas siis Robert Viiber. Korralik vastuvõtt TTÜ-l nüüd jällegi Leemetsale ja Leemets jällegi punktiks ühese ploki vastu ja Rait Rikberg oli küll kaitses ja aga Kevin Soo seal võrgu ees ei suutnud seda palli enam päästa ja 11-13 seis. Korduses siis Leemetsa ründelõkk veel, aga nüüd pallimas siis Ragnar Kalde, aga out'i näitavad kohtunikud ja 14-11. Kui millegagi siin nuriseda võib esimeses game'is TTÜ mängus, siis just need servivead 4-5 tükki ja siit ka see punktivahe 14-11, 3 punkti Tartu meeskonna edu. Aga Tom Zvanaks vahepeal samuti serv võrku ja see tähendab, et 12. punkt siis TTÜ meeskonnale. ja Oskar Leemets pallimas jällegi võrku, nagu rääkisime, et servivead kimbutavad TTÜ meeskonda esimeses game'is rünnakul servi vastuvõtul ja plokis
ollakse väga tasemel ja enam-vähem võrdset mängu siin Tartuga mängitakse, aga ikkagi servi vigu on liialt palju ja 15-12 Tartu meeskond juhtimas ja pallimas siis Kelvin Soo. Nii, Eerma tõstmas jällegi sinna 4 tsooni ja Dmitri Korotkov ilmselt oli see, kes punkti tõi ja 13-15. Ja Tartu meeskonnal siis 1 punkt minna tehnilise time-outini ja pallima läheb siis Dmitri Korotkov, kes punktiga siis tõi viimases situatsioonis. Aga ei ole hüppelt serv, vaid planeeriv, Tartul hästi käes. Ja Tom Svanaks 16-13 ja tehniline time-out. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja mäng jätkumas ja vahepeal Bradley Kanter serv outi ja 14. punkt siis TTÜ meeskonnale. Ja pallima läheb siis TTÜ meeskonna poole pealt Joonas Popman. Tartu meeskonnal hästi käes, aga seal on plokk ees Stefan Kaibaldil ja see tähendab seda, et 15. punkt TTÜ meeskonnale. Küllaltki põnev on see esimene game olnud, et tabeli liider siis võõrustamas tabeli eelviimast TTÜ-d ja tablool siis 16-15 esimeses game'is. Jällegi Vanaksil hästi käes, Kanteril tõste natuke kõrge, ei suudagi seda ära lüüa. Eerma tõstab nüüd, aga Viidalepal on seal Mart Naaber ja Robert Viiber ees ja 17-15. Ja kordusest hästi näha siis Tartu meeskonna kahene plokk. Ja pallimas siis Tartu meeskond ja Stefan Kaibalt. Jällegi see 2-punktiline edu Tartu meeskonnal. Stammilt hea vastuvõtt, Eerma tõstab. Nüüd Leemets sanitab ja järjekordne punkt Oskar Leemetsalt ja 17-16. Kõrge kaarega Hani ja Tartu meeskond oli võimetu. Ja pallimas TTÜ meeskond ja Aleksander Eerma. No nii, Vanaksilt hea vastuvõtt ja Mart Naaber keskelt punktiks ühese ploki vastu 18-16. Ja pallimas Mart Naaber. Nii, TTÜ-l enam-vähem käes, Eerma tõstab, tõste lühike Leemetsale. Seal on kahene plokk ees, Tartul hea kaitse, Viiber nüüd 3. ploki vastu vanitab. Stammilt hea kaitse. Nüüd on siis kontrapall Tartul, Viiber. Tõste natukene jäi antenni taha, aga Tom Svanaks ikkagi suudab selle palli seal TTÜ meeskonna poole peale toimetada Haniga ja punktiks. Ebakorrektsest plokis siis see pall kukkus TTÜ meeskonna poole peale. Eerma tõstmas. Viidalep kaitses nüüd Kaibald hea.
no puterdamist oli nüüd TTÜ poole peal ja järjekordne lihtne punkt siis Tartu meeskonnale, time out TTÜ-le. Ja peale TTÜ meeskonna teist time-outi siis Tartu meeskond 20-16 juhtimas ja outi läheb siis Mart Naaberi palling ja see tähendab seda, et seis on 20-17. Ja 3 punkti on siis TTÜ meeskonnal minna veel Tartu meeskonna nii esimeses skeemis ja seda vahet läheb vähendama siis Tamur Viidalepp. Kaibaldil hästi käes Viiber jällegi Vaanaksile, aga Vaanaks nurgast ei saanud seda palli maha. No nii, Kaibald tagant liinist ja Stefan Kaibald punktiks. Praktiliselt sinna ühese ploki vastu jäi Stefan Kaibald ja lõi selle palli punktiks. Ja 21-17 ja pallimas siis Tartu meeskond ja Robert Viiber. Nii, nüüd on siis võrgu kohal see vastuvõtt, aga Eerma ikkagi suutis ära tõsta ja Leemets vasaku käega lööb selle palli punktiks. Oskar Leemets siis TTÜ meeskonna kindlalt parim esimeses skeemis ja vahetus Kalde välja ja Jörgen Vanamõisa servima number 7. Ja vaatame, missugune serv siis Vanamõisalt tulemas on. 18-21 TTÜ meeskond on kaotusseisus. Kaivaldi peale Viiber tõstmas. Bradley Kanter ühesest Oskar Leemetsa plokist outi ja 22-18. Ja vahetus Markus Uuskari väljakule Tartu meeskonnas ja Vaanaks välja ning TTÜ meeskonna vahetus Kalde tagasi ja Vanamõisa väljakult ära. 22-18 ja pallimas siis Markus Uuskari. Tugev hüppelt palling, Eerma siin võttis juba sidemängijana servi vastu. Vaatame nüüd Tartu meeskonna vastust. Ja Kevin Soo punktiks. Et TTÜ meeskond jällegi mängib selle geimi esimese poole kuni 15 punktini korralikult ja siis geimi lõpus jällegi lagunetakse. Päris palju geime sellel hooajal on niimoodi kaotatud, et ja jällegi ollakse raskes seisus 18-23 Tartu meeskonnal 2 punkti minna geimi võiduni. Eerma tõstmas. Kahene plokk on ees, seal ilmselt Korotkov oli see jah, Leemets nüüd vanitab ootamatult kõrgelt, see maha ei jäänud, nüüd on selline pikk pallivahetus Stefan Kaibald. Eerma plokist outi ja 24-18. Ja oleme jõudnud siis esimese game-pallini Tartu meeskonna poole pealt. Ja seda läheb siis mängu panema Markus Uuskari. Ja ässaks Markus Uuskari ja game on läbi 25-18 ja me ootama teist game'i. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent.
kiire ja lihtne autorent. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja teine game. Esimene game jällegi 25-18 Tartu meeskonnale ja TTÜ meeskond siis kaotas selle game'i ja on siis game'idega 0-1 taga. Ja pallimas siis teise game'i algus TTÜ meeskond ja Aleksander Eerma. Postimees siis tegemas ülekannet Tartust ülikooli spordihoonest täna Kredit 24 meistrite liiga kohtumisest TTÜ ja Bigbank Tartu. Tartul hästi käes. Viiber nüüd lükkab oma hani vasaku käega natukene aeglaselt läks, aga ikkagi maha kukkus ja see tähendab seda, et on seis 1-0 Tartu meeskonnale. Ja pallimas siis Tartu meeskond Eerma tõstmas nüüd. Korotkovil tõste madal anitab, aga ikkagi ei suutnud Bradley Kanter seda hani ära päästa ja see tähendab seda, et seis on siis 1-1. Pärast Dmitri Korotkovi ilusat hani ja pallimas Tamur Viidalepp. Game'i algus jällegi küllaltki võrdne olnud nagu esimene game'i ja vaatame, kes saab selle järgmise punkti. Kevin Soo keskelt ei õnnestu. Stam tõstab. Leemets nüüd kahese plokiga raskustes. Kevin Soo plokk jäi talle siin ette ja 2-1 Tartule. Ja pallimas siis Tartu meeskond ja selleks on Robert Viiber, kes esimeses game'is siis serviga kordagi eksinud. Vaatame, kuidas läheb nüüd. Korotkov võtab vastu, Eerma tõstab. Oli seal Ragnar Kalde raskustes teise palliga ja Dmitri Korotkov ei suutnud seda palli siis kolmanda puutega siis määrustepäraselt vastaste poolele ajada ja Tartu meeskonnal jällegi 3-1. Ja pallimas siis Tartu meeskond ja ässaks Tamur Viidalepp ei suutnud siis Robert Viiberi servi korralikult kätte saada ja see tähendab seda, et 4-1 juba Tartu meeskond jällegi märkamatult juhtima läinud ja vaatame, kuidas see game siis edaspidi lahenema hakkab. Aga võrku
seekord Robert Viiber esimene servi viga ja 4-2, nii et pallima läheb TTÜ meeskond ja Ragnar Kalde. Ja planeeriv palling. Nii, Viiber tõstmas. Kevin Soo võrku ja 3. punkt TTÜ-le. Ja Ragnar Kalde taas pallimas. Number 13. Planeeriv palling, Viiber, Vaanaks. Ja mida näitavad kohtunikud, et kätepuude oli ja 5-3 seis. Tom Vaanaksilt väga oluline punkt jällegi ja ploki ladvast auti 5-3. Ja pallimas siis Tartu meeskond. Oskar Leemets punktiks. Ja seis on 5-4, jällegi tasavägiseks on see game läinud ja Tartu meeskond 5-4 juhtimas ja Oskar Leemets, väga head mängu täna näidanud mees siis pallimas. Väike segadus seal pallidega ja kohe peale korralageduse likvideerimiskohtunike poolt siis mäng saab jätkuda, et 3 palli siis peaks mängus olema, mitte küll korraga on 1 pall, aga 2 varupalli on, aga sinna sattus siis mingi võõras pall hulka, see võeti ära ja mäng jätkub 5-4. Ja Oskar Leemets saab teha serv, Viiber tõstmas, Bradley Kanter. Ja vaatame nüüd seda situatsiooni. Läks siis plokist auti, aga Tartu meeskond puutus veel selle ära. Vaatame, kas me kordust näeme. Aga hetkel küll ei saanud aru, et keegi oleks puutnud, aga võib-olla tõesti ikkagi puutus, jah. Et selline kohtunik otsus oli, et siit videost täpselt aru ei saanud ja 5-5. Aga Kevin Soo punktiks. Ja seis on siis 6-5. Nii, ja seis on 6-5, Tartu meeskond juhtimas ja pallimas siis Kevin Soo. Nii, Stamm võtab vastu, Eerma tõste nüüd lühike ja Korotkov sealt ei ulatunud võtta ja Popmanil vilistatakse siis hoitud pall, kaapas seda palli natukene palju ja pukikohtunik Olavi Jõesaar vilistas talle hoitud palli. Ja 7-5 jällegi 1 punkt minna siis Tartu meeskonnal tehnilise time-outini, et vaatame, kuidas see olukord laheneb. Natukene kehvapoolne vastuvõtt oli TTÜ-l ja asja ei saanudki rünnakust ja Bradley Kanter 8-5 ja tehniline time-out. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Esimene tehniline time-out läbi teises game'is ja 8-5 jällegi juhtimas siis Tartu meeskond, et TTÜ meeskond siin rünnakuga on natuke raskustes ja Tartu meeskond rünnakul kindlam olnud ja seis ka seda
kajastab. Nüüd oli puterdamist Tartu meeskonnal, suurepärane kontrapall nüüd TTÜ-l. Korotkov, aga kuidagi aeglaseks natuke jäi see rünnakule pealeminek, et jõudis see teine plokk sinna ette ja 9-5, et kui algus tundus, et võrk on täitsa tühi, siis ikkagi plokki jõudis ja 9-5 Tartu meeskonnale. Ja pallimas siis Kevin Soo. Aga võrku Kevin Soo palling ja 6-9. Ja pallimas siis Dmitri Korotkov, kes viimases situatsioonis rünnakul ebaõnnestus, et vaatame, kuidas läheb see serv mehel. Tugev serv ongi Tartu raskustes, Rikberg kaitses ja sai selle hani kätte, mis võrgu kohalt lükati, aga Stefan Kaibald ilmselt ründas ja plokist outi, näitavad kohtunikud. Vaatame veel kordus ploki ladvast. Stefan Kaibald ilus punkt ja seis on 10-6. Ja järjekordselt siis pallimas Tartu meeskond ja Bradley Kanter. Pall mängu lihtsalt TTÜ-l hästi käes. Tõste selja taga Viidalepal, aga outi. Nüüd on siis tõstjate ja ründajate koostöö TTÜ-l logisema hakanud ja tulemas ka vahetus. Vaatame, keda Orutar vahetab. Vahetab siis numbrit 20 ehk siis Orutar välja, Viidalepp. Orutar sisse, Viidalepp välja ja selline vahetus siis Jaanis Sirelpult ja 11-6. Ja pallimas Kanter. Aga mida näitavad kohtunikud, et ässaks näitas piirikohtunik ja pukikohtunik aktsepteeris seda 12-6 ja time out. Ja peale TTÜ meeskonna time-outi siis 12-6 Tartu meeskond 6 punktiga juhtimas ja Bradley Kanter seekord võrku, et selline pehmem serv Kanteril tuleb korralikult välja, aga natukene powerit paneb siis jällegi võrku. Nii et veidikene hädas see mees oma servidega sellel hooajal on olnud, aga play-off mängud on tulemas, et vast saab oma servitehnika korda. Mart Naaber keskelt ja punktiks, et selline pool hani, pool ründelöök ja TTÜ meeskond oligi kaitses võimetu ja TTÜ meeskonna poole peale see pall ka maha kukkus. Tartu meeskonna punktiks ja seis on 13-7, 6 punkti on juba Tartu meeskonna edu seis. Ja vaatame siis järgnevat lahendust. Aga võrku hoopis Tartu palling ja see tähendab seda, et seis on 13-8 ja pallimas Aleksander Eerma. Ja Eerma ise ka pallimas. No nii, Vanaks nüüd vastuvõtuga raskustes, Rikberg tõstmas. Kanter kolmesest plokist läbi ja oli TTÜ meeskonna ebakorrektne plokk seal ja see tähendab seda, et seis on 14-8. Ja pallimas siis Mart Naaber. Orutar võtab vastu. Leemets tõstab. Ja plokist outi Oskar Leemets ja seis on siis 9-14, 5 punkti on siis TTÜ meeskonnal minna veel Tartu meeskonna nii.
ja Tartu meeskond siis tabelisse kindlasti tahab järgmist võitu juurde saada, 21. aga vaatame, kuidas see mäng kujuneb. Nüüd Orutar ei saanud siis servimise ajal rannet pallile peale, läks see pall siis praktiliselt Tartu Ülikooli spordihalli tagaseina. 15-9 ja pallimas siis Robert Viiber. Nii, Stammil hästi käes. Eerma tõstab, Ragnar Kalde ei saanud keskelt palli maha. Praegu Kanter ei saa palli maha, Viiber. Ka Toms Vaanaksi rünnak ebaõnnestub. Nüüd saab Leemets proovida, aga plokki ja Leemetsa kaitsest auti, see pall 16-9, tehniline time-out. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja 16-9 teise game'i teine tehniline time-out läbi ja mäng jätkub siis Robert Viiberi servi veaga seisuks 16-10 Tartu meeskonnale. Ja pallimas siis TTÜ meeskond ja Ragnar Kalde. Planeeriv palling, Rikberg raskustes vastuvõtuga, sest Kaibald jättis selle palli võtmata ja Rikbergile tuli see ootamatult see pall ja ei suutnud siis enam vastu võtta seda ja 11-16. Peale Ragnar Kalde ässa. No nii, Tartal hästi käes, Kaibald ja Trossist lööb selle palli sisse, näitavad kohtunikud ja õnnega pooleks see punkt siis Tartu meeskonnale. Peale Stefan Kaibaldi õnnestunud ründelööki. Ja 17-11 ja pallimas siis Toms Vaanaks. Aga võrku Toms Vaanaks ja kui millegiga siis Tartu meeskonnas nuriseda saab, siis võib-olla nende servi vigadega, et neid on siin ikka tulnud. 17-12 Tartu meeskond juhtimas ja pallimas siis Oskar Leemets, tänane sünnipäevalaps, kes siis oma sünnipäeval on päris palju pahandust teinud Tartu meeskonnale oma rünnakutel. No nii, hea serv Leemetsalt, Viiber tõstab nüüd, Bradley Kanter proovis ploki ladvas seda palli auti lüüa, aga ei õnnestunud, Korotkov vanitab. Tartu meeskonnal on see käes, Rikberg ja Kaivald punktiks. Ja Stefan Kaivald ploki ladvast punktiks ja TTÜ meeskonnal siis vahetus, sidemängijate vahetus platsile siis Frederik Kalmberg ja välja Aleksander Eerma. Nii. Ja seis on 18-12 ja pallimas siis Tartu meeskond ja Kevin Soo. Kalmberg tõstab, aga tõste madal ja Popman Trossist auti. Ja 19-12 on seis. Ja Kevin Soo pallimas, jällegi märkamatult Tartu meeskonna selline eduseis 7 punkti ja see tähendab seda, et 6 punkti on Tartu meeskonnal minna veel teise game'i võiduni. Nüüd pannakse äss veel takka otsa siia ja juba seis on siis 20-12
ja pallimas Tartu meeskond, aga enne vahetus Orutor välja ja Viidalepp platsile siis tagasi. Ja TTÜ meeskonna teine time-out. Ja 20-12 nüüd siis teises skeemis on TTÜ meeskonna mäng päris ära lagunenud. Leemets saab tõsta, seal on veel kahene plokk ees ja liiga kõrged kipuvad need TTÜ meeskonna tõsted olema. Seal on kahene plokk ees kogu aeg ja Leemets jällegi plokki vahetus. Popman välja ja Jörgen Vanamõisa platsile, seis on 21-12. Ja pallimas siis Kevin Soo. Nii, Viidalepp võtab vastu, Kalmberg tõstab, Korotkov kahese plokiga raskustes. Tartu meeskond on kaitses ja Kaibal tanitab, Leemets võtab vastu. Ilus tõste nüüd Korotkovile ja punktiks Dmitri Korotkov seisuks 21-13. Ja pallimas TTÜ meeskond ja Dmitri Korotkov ise, mees, kes siis viimase punkti tõi. Ja vaatame, milline siis Tiima palling välja tuleb. Tugev palling, Tartu mõnevõrra raskustes, ilus tõste nüüd Kanterile, aga Kanter ei tea, kas nüüd ei ulatunud selle pallini või mis ta teha soovis, et vaatame kordusest veel. Jah, läks see pall auti õnnetult Tartu meeskonna jaoks ja seis on siis 21-14. Ja pallimas siis endiselt TTÜ meeskond ja Dmitri Korotkov. Aga auti Dmitri Korotkov ja 22-14. Ja on siis 8 punkti Tartu meeskonna edu ja pallimas Bradley Robert Kanter. Palli kindlalt mängu, Korotkovil hästi käes, Kalmberg tõstab. Viidalepp ei õnnestu rünnakul, nüüd saab TTÜ uue kontrapalli, Viidalepp, aga kellest see pall nüüd antenni läks siis? Kohtunikud näitavad, et TTÜ meeskonnast. Või siis keegi puudutas seal antenni. Või võrku näitavad kohtunikud ja 23-14. Ja pallimas Tartu meeskond ja Bradley Robert Kanter. No nii, 4 tsoonist 3 plokki ees Tartul. Aga ei saa, TTÜ meeskond kaitses neid palle kätte ja 24-14. Ja oleme jõudnud teise game'i esimese game pallini. Ja seda läheb kohe, kui plats on kuivatatud, mängu panema Tartu meeskond ja Bradley Robert Kanter. Vaatame, kas lööb sellise tugeva riskeeriva pallingu või paneb palli lihtsalt mängu. 24-14. No selline tugev palling, TTÜ-l küll hästi käed, nüüd oli väga hea tõste Leemetsale, natuke hiljaks vist jäi mees või jäi madalaks see tõste. Rünnakust asja ei saa ja Stefan Kaibalt lõpetab selle game'i 25-14 ja me ootama kolmandat game'i. Vaata Unibetis
Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent, kiire ja lihtne autorent. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Postimees jätkamas siis ülekannet Tartust. Kredit 24 meistrite liiga ja Bigbank Tartu ja TTÜ meeskond. Oleme jõudnud siis peale 50-minutilist mängu juba kolmandasse geimi ja Tartu meeskond siis 2-0 geimidega juhtimas. Ja pallimas siis Tartu meeskonnast kohe ka Stefan Kaibalt. Nii et kahes esimeses geimis TTÜ meeskond siis kahjuks erilist vastupanu Tartule pole osutada suutnud. Saadi vastavalt siis 14 ja 18 punkti. Ja Stefan Kaibald jätkab Tartu meeskonna mängu sealt, kus eelmine geim pooleli jäi Ässaga ja 1-0 Tartule. Et kui siin esimeses geimis TTÜ vastuvõtt oli küll väga hea, siis ka see vastuvõtu pool hakkab lagunema ja Stefan Kaibalt taas pallimas. Tugev palling, nüüd on hästi käes TTÜ-l. Ja Viidalepp ilmselt oli see jah, kes punkti tõi, et ei suutnud siis Kaibalt kaitses korralikult seda palli positsioneerida ja läks see pall siis tema kätest outi. Ja seis on jällegi nagu kahes esimeses geimis. Geimi alguses 1-1 ja Rikbergilt hea vastuvõtt, Viiber tõstmas. Mart Naaber keskelt ei saa palli maha. Rikberg, Viiber uuesti Naaberile ja seekord Naaber siis kahesest plokist outi ja seis on 2-1. Kui siin on arutletud, kes võiks Eesti koondise ja meestekoondise ukse peale järgmisena koputada, siis üks kindlamaid kandidaate arvatakse ongi Mart Naaber, nii et vaatame, kas siis Mart Naaber saab ka Eesti koondisse kunagi või vähemalt jala sinna ukse vahele. Et pikkust on, lööki on, serv on ka hea, nii et kõik eeldused selle jaoks peaksid olemas olema. Mart Naaber, hea serv ja 3-1.
ja planeeriv palling. TTÜ nüüd enam-vähem serv käes. Leemets seal kinni plokiga ja Kevin Soo paneb tänase sünnipäevalapse Oskar Leemetsa plokis kinni ja 4-1. Et jah, ikkagi rünnak on see, millest TTÜ tundub sellel hooajal teistele meeskondadele alla jäävat, et kaitse on okei, vastuvõtt ka enam-vähem okei, aga just rünnak on see, millega TTÜ mehed hakkama ei saa ja outi jällegi näitavad kohtunikud Leemetsa rünnak, time out TTÜ meeskonnale. Ja TTÜ meeskonna peatreener Jaanis Sirelpuu oli siis sunnitud juba geimi algses faasis seisul 1-5 võtma esimese time-out'i, sest meeskond ei ole suutnud kolmandas geimis jällegi oodatud mängu näidata. Ja mäng on jätkumas. Tõstab siis Tamm. Viidaleb kahese plokiga raskustes. No kas tuleb tõsta keskel üle pika aja, nagu TTÜ mängija Kalde lootis, tuli, aga ei suutnud Kalde seda palli maha lüüa. Oli see Viidaleb. Jah, Tamur Viidaleb punktiks ja ilus rünnak siis diagonaali ühe tsooni. Ja väga vajalik punkt jällegi TTÜ-le seisuks 2-5. Ja pallimas Viidaleb. Nüüd on siis raskustes Tartu meeskond. Selline huvitav situatsioon jällegi, et pall läks väljaspoolt, antenni toodi tagasi väljaspoolt, et kõik oli määrustepärane ja ei suutnud ikkagi Tartu meeskond seda punkti saada. TTÜ ja 3-5. Ja pallimas siis Tamur Viidaleb. Nii, Rikberg võtab vastu, Viiber tõstab ja jällegi Viiber Hani TTÜ meeskonnaplatsile, küllaltki kerge Hani selline, aga TTÜ mehed ei reageerinud ja Robert Viiber punktiks. Seisuks 6-3. Nii, nüüd on TTÜ hästi käes Ermo tõstmas, lühike tõste. Aga vaatame, kas Leemetsa löök läks outi või läks see plokist outi. Kohtunikud näitavad, et outi ja seis on 7-3. Ja vahetus. Leemets välja ja Nuut number 14 sisse, Mihkel Nuut. Nii, tugev palling nüüd Viiberilt ja TTÜ vastuvõtul võimetu ja Viiber 8-3 ning tehniline time-out. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja kolmanda geimi
esimene tehniline time-out läbi ja mäng jätkumas. No nii, Dmitri Korotkov punktiks, sest Tartu kaitsest läks see pall lakke ja jällegi vajalik punkt TTÜ meeskonnale. Vaatame veel Dmitri Korotkovi väga tugevat rünnakut ja Tom Svanaks ei suutnud kaitses seda maha võtta ja seis on juba siis 8-4 Tartu meeskonnale. Ja pallimas siis oli Ragnar Kalde. Nii Tartu meeskonna vastus siis keskelt Kevin Soo punktiks. Selline vahekombinatsioon. Ja 9-4. Jällegi see 5 punkti on siis Tartu meeskonna eduseis küllaltki soliidne. Ja pallimas Tom Svanaks. Nii, Kalde võtab vastu, vabandust, see oli Viidalep, kes vastu võttis, aga Jörgen Vanamõisal oli seal keskel plokk ees ja seis on 10-9. Tamur Viidalepalt hea vastu võtta, aga ja Eermak ka hea tõste, aga seal oli siis keskel plokk ees Vanamõisal ja seis on 10-4. Nii, Vanaks, hea serv. Vastuvõtt hea, Nuudil natuke tõste võib-olla selja taga, rünnakust asja ei saa. No nii, nüüd hanitatakse TTÜ meeskonna poole peale, Rikberg oli seal vahepeal pikali maas. Kaibald üle 300 ploki ja vaatame, mis nüüd seal toimuma hakkab, sest puterdamist on mõlemilt poolt. Vanaks, ei jää see pall veel maha, aga ei suuda ka siis 3 puutega TTÜ meeskond seda palli toimetada Tartu meeskonna poole peale ja punkt jällegi Tartule. Ja seis on siis 11-4. Ja pallimas siis Tartu meeskond ja Tom Svanaks. Üks võõrlegionääridest siis sellel hooajal Tartu meeskonnal. Eerma tõstmas, nüüd tõste selgelt madal, hanitatakse. Aga mis nüüd vilistatakse võrgupuude Tartu meeskonnal ilmselt oli see Kevin Soo, kes võrgus oli. Ja pallimas Tartu meeskond, vabandust, TTÜ meeskond seisul 5-11, väga tugev palling nüüd, peaaegu ässaks lõi Nuut selle palliga, aga Tartu meeskond sai kuidagi hädapärast selle kätte, nüüd ka kaitses kuidagi saadi see pall kätte ja Bradley Hunter nüüd kahesesse plokki ja Robert Viiber kaitses võimetu ja seis on 6-11. Ja plats on märg vahepeal, kuivatatakse seda ja see tähendab seda, et mäng saab kohe jätkuda. Ja seis on 11-6. Jällegi see maagiline 5 punkti Tartu meeskonna edu ja pallimas Mihkel Nuut. Jällegi tugev palling ja Tartu meeskond ongi võimetu selle vasakukäelise servi vastu ja seis on juba 7-11. Ja Tartule time out. Ja seisul 11-7 kolmandas skeemis siis pallimas TTÜ meeskond ja Mihkel Nuut number 14. Rait Rikberg võtab vastu, Viiber tõstmas, Tom Svanaks, TTÜ meeskond kaitses ja Nuut, mida näitavad kohtunikud. Läks see pall lauti ja seis on 12-7, vaatame veel kordust. Üle ploki jauti näitavad kohtunikud ja seis on 12-7. Ja see oleks väga vajalik punkt siis olnud TTÜ-l, aga Nuudi rünnaku eksimus ja 12-7. Nii, TTÜ-l jällegi hästi käes. Ja Dmitri Korotkov nurgast punktiks. Seisuks 12-8.
jällegi 4 punkti on TTÜ-l minna Tartu, nii et see ei ole väga suur vahemaa ja seda läheb vähendama siis Dmitri Korotkov. Väga tugev palling ja Tartu mehed ongi suurtes raskustes selle vastuvõtuga, aga ilusa tõste lööb siis Stefan Kaibald plokist auti, et väga tugev oli Dmitri Korotkovi serv ja Tartu meeskond õnnega pooleks selle punkti siiski saab plokist auti. Ja pallimas siis praedi Robert Kanter, et vaatame, kas paneb ka täna mõne täisjõus servi. Nii on, TTÜ-l hästi käes. Ilus tõste Viidalepp, proovis ploki latva, aga Tartu meeskond on kaitses ja Kaibaldi löök jääb mängu. Nuut pikki piiripunktiks, Mihkel Nuut ja seis on 9-13, nüüd on siis rünnakuga hakanud TTÜ Tartu meeskonnale pahandust tegema ja Tartu meeskonna eduseis on tublisti vähenenud. Ja pallimas TTÜ meeskond ja Jörgen Vanamõisa, number 7. Aga võrku jah, jällegi kui TTÜ meeskond saab selle eduseisu vähemaks, siis jällegi tuleb selline servi viga ja Tartu meeskonnalt, Bigpanga meeskonnalt jällegi siis 14-9 eduseis. Nii et Bigpang Tartu siis hetkel tabeli liider 20 järjestikuse võiduga on. Aga nüüd Tartul kaitses hästi käes Viiber, jälle Robert Viiber kolmanda ani paneb, et ei abla TTÜ meeskonna blokk seda ära ja seis on siis 15-9 peale Robert Viiberi hani tühja võrgu pealt jällegi. Ja pallimas Stefan Kaibald 15-9 ja oleme jõudnud siis kolmanda geimi tehnilise time-out'i läveni, et vaatame, kuidas see punkt mängitakse, kas see tehniline time-out tuleb või ei tule. Kanter anitab ja on siis TTÜ kaitses võimetu 16-9 ja tehniline time-out. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Nii, tehniline time-out läbi, mäng jätkumas ja kohtunikud siis vilistavad Tartu meeskonnale võrgu puute seisuks 10-16 TTÜ meeskonna poole pealt vaadatuna. Ja pallima läheb siis Aleksander Eermaa. -6 punkti siis TTÜ meeskonnal võrreldes Tartu meeskonnaga. Ja Aleksander Eermaa läheb seda vähendama. Planeeriv palling, Vanaks vastuvõtuga raskustes, Viiber võrgu kohal raskustes, et vaatame, kuidas see asi laheneb. TTÜ kaitses näitab head mängu, nüüd on kontrapall siis Tartul tulemas, et vaatame, kas see tõste läheb Mart Naaberile keskele, aga ei. Viiber jällegi ani punktiks ja seis on siis 17-10. Et keskmine plokk siis ei saa kuidagi hakkama Robert Viiberi hanidega ja punktiks läks 17-10. Nüüd oli siin platsikuivataja väljakul ja väike kohtunike vile, uus pall ja Mart Naaber pallimas. Nii, Dmitri Korotkov vastuvõtuga raskustes. Ja Tartu plokk jällegi
peatab selle rünnaku 18-10 TTÜ meeskonna time-out. Kaheksateist-10 TTÜ meeskonna time-outid siis kasutatud selleks game'iks ja pallimas Mart Naaber. Nii, Eerma tõstmas nüüd nurka. Mihkel Nuut blokist out'i. Robert Viiberi blokist out'i ja kui Viiber siin on lükanud 4 hani, siis TTÜ poole peale, siis ka Mihkel Nuut näitas, et ka TTÜ mehed oskavad hanitada ja Robert Viiberi blokist out'i see läks, seis on 18-11. Tartul hästi käes ja selline vahekombinatsioon ja Kevin Soo punktiks seisuks 19-11. Ja Robert Viiber pallimas. Tugev palling, natuke madalaks jäi see ettevise ja läks see pall out'i. Ja seis on 19-12. Ja pallimas TTÜ meeskond -7 on siis TTÜ-l võrreldes Tartuga kolmandas game'is. Ragnar Kalde pallinguga ollakse raskustes. Rikberg lükkab lihtsalt palli üle ja Eerma tõstab. Mihkel Nuut. Ei jäänud veel see pall punktiks, väga hea tõste Rikbergilt ja Tom Svanaks punktiks. Seisuks 20-12. Ja tulemas vahetus Markus Uuskari Tom Svanaksi asemele. Ja tundub, et Tom Svanaksi töö võib olla täna tehtud, vaatame, kas Markus Uuskari jääb lõpuni väljakule selles skeemis või mitte. 20-12 ja pallimas siis Markus Uuskari. Tugev palling, TTÜ-l hästi käes, Eerma keskele ja seal oli Jörgen Vanamõisa, kes punkti tõi ja veel üks vahetus. Aga ikkagi jah, Tom Svanaks tagasi, Markus Uuskari välja ja mängu sekkub siis Ameerika kodakonne Michael Loo ja välja tuleb siis Stefan Kaibald. Nii et Michael Loo siis ameeriklasest nurgaründaja. Mihkel Nuudilt ilmselt jah, oli see tema, kellelt hea serv tuli ja Bradley Gunter blokil advast punktiks. Ja 21-13 ja Kevin Soo pallimas. Nii et 4 punkti minna siis Tartu meeskonnal järjekordse mänguvõiduni, vaatame, kas TTÜ teeb selle neile siis raskeks või lihtsaks, aga ikkagi ilus punkt jällegi Dmitri Korotkovilt ja seis on 21-14. Ja pallimas Dmitri Korotkov, kes eelmistes olukordades on väga ohtlikku hüppelt servi näidanud, et vaatame, milline tuleb siis Dmitri serv hetkel. Tugev hüppelt palling, Vanaks raskustes, Rikberg. Ilus tõste Bradley Gunterile, aga out'i näitavad kohtunikud ja see tähendab seda, et 15. punkt siis TTÜ meeskonnale. Ja Dmitri Korotkov pallimas. Selline kõks palling, aga sealt tuleb kiire vastus Tartu poolt, aga ikkagi out'i ja seis on juba siis 16-21 ja time out Tartule.
no nii, mõningad punktid on siis TTÜ siin tagasi saanud tänu heale servile ja rünnakule. Vaatame, mida Tartu meeskond nüüd pakub. Michael Loo on seal 3. plokiga raskustes ja kiire vastus siis TTÜ-lt ja 17-21. Nüüd on siis täielik peataolek Tartu meeskonnas ja vaatame, kuidas siis jätkuvalt Dmitri Korotkovi raske serviga hakkama saadakse. Ja Dmitri Korotkov pallimas. Nii, ongi vastuvõtuga Tartu nüüd raskustes ja vaatame TTÜ vastust. Ja ongi 18-21, et vaatame, mis nüüd saama hakkab, et kas Tartu meeskond saab nüüd peale seda 5-punktilist kaotust pallid maha. Aga vahetus. Meelis Kivisild mängu ja Mart Naaber välja. Ja pallimas siis Dmitri Korotkov, vaatame, kas mehe närv peab vastu ja toob punkte edasi või on siis Tartu meeskonnal mingit rohtu nüüd 21-18 eduseisul. Tugev palling Vaanaksil hästi käes, Kivisild keskelt ei saa tõsta, et Michael Loo 2. plokiga raskustes. No nii, Kanter anitab. Ei jää see pall maha, vaatame nüüd Tartu lahendust. Nii tagantliinist ja Toms Vaanaks punktiks ja väga vajalik punkt Tartule seisuks 22-18. Ja pallimas Bradley Kanter, aga vahetusega jäi Tartu meeskond siin hiljaks ja seda ei lubatud ja Bradley Kanter pallimas. Mart Naaber tahtis väljakule tagasi minna, aga natukene hilja Tartu meeskond seda vahetust palus. Super kaitse nüüd Rikbergilt, et vaatame TTÜ lahendust. Väga hea tõste Mihkel Nuut ja blokist auti Mihkel Nuut. Nüüd on siis nagu TTÜ meeskond ümber sündinud ja 22-19 on Tartu meeskonna 20-12 eduseis kahanenud vaid siis 3-punktiliseks 22-19. Ja Tartu meeskond jällegi vastuvõtuga raskustes, Bradley Kanter blokiga raskustes, aga nüüd Dmitri Korotkov ei ulatunud kaitses selle pallini ja väga vajalik punkt läks siis kaduma TTÜ meeskonnal, et ei suutnud siis ära jagada seal Korotkov ja Vanamõisa, kes selle palli peaks võtma ja 23-19. Nii, Eerma tõstmas. Kalde punktiks keskelt ja 20-23. Ja pallimas siis TTÜ meeskond ja Aleksander Eerma. Nii, Vaanaks, Viiber tõstmas. Michael Loo, rünnak ei jää maha. Mihkel Nuut järjekindlalt taob blokist neid palle välja ja 21-23, et nüüd on küll Tartu meeskond jäänud küllaltki siin raskesse seisuga, et 2 punkti enne geimi lõppu ei ole teab mis suur edu ja pallima läheb siis Aleksander Eerma, Michael Loo, Viiber, Kanter blokki ja 22-23 ja tagasi vahetus. Michael Loo välja ja Stefan Kaibalt sisse. Nii et need Tartu vahetused ilmselt hetkel edu pole toonud, et Oliver Lüütsepp paneb põhikoosseisu väljakule tagasi ja 23-22 Tartu meeskond veel juhtimas. Kaibald, Vaanaks ja väga vajalik punkt Vaanaksilt. Dmitri Korotkov kaitses ei saanud seda palli kätte ja 24-22. Ja oleme mänginud siis tund 20 seda mängu ja esimene matšpall Tartule. Ja seda läheb siis mängu panema Meelis Kivisild. Stamm raskustes vastuvõtuga Eerma. Nüüd siin pool hoitud palli nõudsid Tartu mehed, aga mäng jätkub ja
ja Tartu meeskonna rünnak. Bradley Kanteri rünnak ei jää maha, oli seal Dmitri Korokov kaitses ja nüüd on puterdamist mõlemilt poolt, aga ikkagi õnnega pooleks see Tartu meeskond selle punkti sai, kukkus see siis TTÜ meeskonna poole peale või läks see siis kaitsest auti õnnetult ja 25-22 kolmas game ja see tähendab seda, et 3-0 on siis Tartu meeskond võitnud selle mängu, tabelisse siis kirjutanud jällegi 3 punkti juurde ja kindlustab oma liidri kohta ja homme peaks siis ka olema jällegi täielik maiuspala, kell 18.00 peaksid Tallinnas kokku minema siis Selver Tallinn ja Bigbank Tartu. 2 liidrit omavahel kell 18.00 Tallinnas Audenteses ja Postimees ka sellest ülekannet on tegemas. Ja TTÜ meeskonna homne vastane on siis Rakvere võrkpalliklubi. Ka sellest tuleb ilmselt päris põnev mäng. Ja tänase ülekande teid teeni siis Gert Kärner, Baltic Broadcasting, Postimees.ee. Head laupäeva õhtu jätku!